Jagatud ruum. Räägime keerulistel teemadel turvalises kohas. Kujutage ette maailma, kus seks ei ole kõige kõrgem ega ihaldatum intiimsuse vorm. Kus enda ja teise nõusoleku põhisest puudutamisest on saanud igapäevane norm. Kus puudutus ei ole suunatud üksnes teatud laadi suhetesse, esmalt just privaatsfääri, kus tundides nimetusega kehaline kasvatus ei tegeleta võistluslikkuse või vormis püsimise ja selle hoidmisega, vaid kus muu hulgas õpetatakse tundma nii enda kui teise inimese keha. Õpitakse tajuma teineteise piire. Maailma, kus seksuaalsus ei ole inimese identiteedi nurgakivi ja kus armastus ei tähenda esmasena heteroseksuaalset tuumikperekonna mudelit. Milline oleks seksuaalharidus maailmas, kus keha poleks häbitunde lõuend, vaid avatud kaart tundmuste ja avastuste jaoks? Kus puudutus poleks tabu, vaid loomulik keel, mida kõik mõistavad? Kus intiimsus poleks pelgalt akt, vaid lõputu spekter tajusid? Alates esimesest kokkupuutest jaheda hommikuõhuga, kuni teise inimese sooja kutsuva peopesani. Seksuaalharidus algaks sõrmeotstest, hingetõmmetest, ihast, mis pole sihitud kuhugi kitsalt defineeritud lõppeesmärgi poole, vaid laotuks kehale nagu miskine siidine kangas. Lapsed õpiksid juba varakult, et nende keha pole midagi, mida taltsutada või jalutada, vaid midagi, mida tunda. Nad õpiksid, kuidas kirjeldada iha, kuidas väljendada piire, kuidas sõnastada mõnu, kuidas öelda jah ja ei, jah või ei, aga ka näiteks veel või piisab. Kuidas kuulata omaenda kehakeelt ja lugeda teiste kehade vaikseid märke. Noored ei avastaks seksuaalsust mitte keelumärkide kaudu, vaid läbi tunnetuse. Nad õpiksid, et iha on midagi enamat kui rahuldus. See on voolamine, pingestatus, soojus, mis võib avalduda tantsus, naerus, pilgus, ootamatus puudutuses, hommikuses sirutuses, keha liikumises, käe soojuses vastu enda reit. Tunnid ei toimuks ainult klassiruumides, külmade laudade taga, paberil joonistatud diagrammide kohal. Nad toimuksid pehmel vaibal, nahka paitava päikese all, vaiksetes ruumides, kus oleks aega ja ruumi tunnetada. Harjutaks puudutusi, mis ei tähenda võtmist, vaid tajumist. Kuidas oleks tunnetada teise inimese lähedust nii, et see ei tungi, vaid kutsub. Ja mis kõige olulisem, seksuaalharidus ei õpetaks ainult seda, kuidas teist puudutada, vaid kuidas endas puudutust tunda. Kuidas õppida omaenese ihaga tantsima, mitte seda tihti varjama. Maailmas, kus seksuaalsus poleks esmalt häbiga seotud. Ehk siis saaks selleks midagi maagilist. Aga kuidas jõuda maailmani, kus keha pole enam lahinguväli, vaid aed, kus iha võib kasvada, hargneda ja õitseda. Kuulsite luuletust Sveta Grigorjevalt. See on teine episood 3, kus arutame nõusoleku seadusega seotud teemasid. Mina olen Keiu Virro. Ja mina olen Liisa Almäe. Nõusoleku seaduse abil tegeletakse aga paratamatult tagajärgedega. Sel korral vaatame, mida on võimalik teha, et asjad nii kaugele ei läheks. See osa võiks ehk eriti oluline olla kõigile õpilastele ja lapsevanematele. Räägime nimelt seksuaalharidusest. Meie vestluskaaslasteks on haridus- ja teadusminister, misogüünia uurija, gümnaasiumis seksuaalharidusest uurimistöö teinud õpilane, seksuoloog ning naistearst. Peagi tutvustavad nad kõik end ise lähemalt.
Tere, mina olen Kristina Kallas, haridus- ja teadusminister. Haridus- ja teadusministrilt on kõige parem küsida seda suurt ja laia vaadet. Seksuaalharidus kõige laiemas mõttes, milline see Eestis olla võiks ja kuivõrd tegemist on ikkagi doktorikraadiga inimesega, kes saab 2 küsimust korraga küsida ja kas meil on niimoodi, nagu olla võiks. Kui me võtame nüüd õppekava ja selle, kuidas meil on kokku lepitud ühiskondlikult, et mis seal peaks olema, siis ma arvan, et seal on minu arust väga õigesti suunatud seksuaalharidus enese keha arengu ja enese isiksuse arengu aspektidele. Et tunne ennast, oska ennast juhtida, oska endast aru saada ja läbi selle siis suhestuda ka teistesse inimestesse sinu ümber. Et see on, kuna ta on nagu läbiv põhimõte meil kogu õppekavas, eks ole, kõikides ainetes ja kõikides asjades, mida me koolis õpetame, siis seksuaalharidus läheb nagu sinna sekka, et see ei ole ju selles mõttes õpetus, ta ei ole ju perekonna loomise õpetus, ta on ikkagi inimese enese nii-öelda endaks kasvamise element selles koolihariduses ja ma arvan, et see on õige. Mina olen Kristina Pirk-Vellemaa. Tänasel päeval ma arvan, et kõige sagedamini ma tituleerin ennast seksoloogi ja antropoloogina. Ma olen nõustaja, seksuaalnõustaja, ma olen koolitaja, õpetaja. Siis noortekeskuste ees ma käin ikkagi päris palju ka koolitajana, noorsootöötajatega, ma teen hästi tihedalt koostööd läbi Eesti noorsootöötajate kogu. Ja me oleme seal loonud, ellu kutsunud sellise töörühma nagu seksuaalhariduse töörühm. Ütle 2 või 3 või vähem asju, mis on praegu Eesti seksuaalhariduses hästi ja võib-olla veel paar asja, siis mis võiks veel paremini olla? Ma arvan, et hästi on meil see, et seksuaalharidus on õppekavas olemas ja ta on õppekava kohustuslik osa. See, et ta on meil õppekavas olemas, on hea ja oluline. See, et õpilased teavad tahta, oodata, on hea ja oluline. Ja see, et meil on tegelikult päris palju neid õpetajaid, noorsootöötajaid ja teisi laste ja noortega töötavaid spetsialiste, kes väärtustavad seksuaalharidust, seksuaalkasvatust ja lapsevanemaid. Saan seda öelda ja väita tuginedes oma töökogemusele väljal, sest ma koolitan ka väga palju lapsevanemaid. Et jah, need asjad on hästi. Ei ole hästi nende samade asjadega seotud asjad, ehk siis ehkki seksuaalharidus on meil õppekavas olemas, ta ei tööta, kui ta on deklaratiivne. Ehk siis meil on seksuaalharidus, aga õpetajad vajavad tuge. Õpetajad, noorsootöötajad, teised spetsialistid vajavad väljaõpet ja mitte selliseid koolitusampsukesi, vaid jätkusuutlikku lähenemist. Materjalide kohta öeldakse ikka, et neid võiks alati rohkem, muidugi võiks, ma olen väga nõus. Aga mida ma ise ka näen jälle noori koolitades, aga tegelikult ka täiskasvanuid ja õpetajaid ja ka noorsootöötajaid koolitades, on see, et sageli oodatakse, et mina kui ekspert, et ma võtaks nende ebamugavuse ära, teiste täiskasvanud inimeste ebamugavuse. Et siis ma tegeleksin teemadega sellepärast, et nemad ei peaks nende ebamugavate teemadega tegelema. Aga me vajame ka tõesti mingisugust erilähenemist, kas või ka sellepärast, et emakaga noored menstrueerivad. Ja neil on vaja tuge, teadmist, kõikidel tegelikult on vaja seda teadmist, aga konkreetset tuge, kuidas oma kehaga toime tulla siis sellel perioodil ja nii edasi ja rasestamisvastased vahendid, meetodid, et need teadmised on kõikide jaoks olulised, aga et kellegi keha otseselt puudutavad ühed või teised asjad rohkem. Me võime arvata paljugi, aga nagu eelnevates osades, nii tahame ka seekord kuulata nende häält, keda see kõik enim puudutab, noorte häält. Seekord on meil võimalus rääkida inimesega, kes mitte ainult ei esinda keskkooli noori, vaid on teinud seksuaalhariduse teemal teaduskooli eripreemiaga tunnustatud uurimistöö. Tere, mina olen Karili. Ma tegin uurimustöö noorte seksuaalsusega seotud küsimustest keskkooli lõpus, aga kavatsen selle teemaga edaspidi ka tegeleda. Kui ma lähtun sellest uurimustööst, siis
selle üks tulemus oli see, et ma sain teada, et õppekavas ei ole sees seksuaalvägivalda. Või ei olnud, vanas õppekavas ei olnud sees siis 2023. aasta seisuga tulid sisse vägivallaliigid, aga ei räägita sellest, mis need mehhanismid on või mis trauma sellele järgneb, ühesõnaga väga pealiskaudselt. Ja nii palju, kui ma oma tuttavate pealt näen, siis tegelikult on noortel suur probleem vägistamisega, ärakasutamisega üleüldse, et see on... Et seda on tegelikult seda palju. Väga palju. Kas on nii, et sellest ka tegelikult ei räägita? No ütleme oma vahel. Ma ei oska öelda, kui paljud noored teavad, aga jälle uurimustöös oli vägivalla kohta oli 32 küsimust. Ehk siis õpilased olid õpetaja käest nagu tunni raames küsinud anonüümseid küsimusi. Ja selle all olid, ma ütlen, suurem enamus küsimustest, et kuhu pöörduda või mida teha, kui sind on vägistatud või sinu tuttavat on vägistatud. Et naljakal kombel ei ole see info nagu tundub, et õpilasteni jõudnud. Aga kust noored õpivad praegu? Kust nad infot saavad? Sa ütled sotsiaalmeedia, aga mis need kanalid umbes on? No oleneb kas uurida või vaadata seda, mis lihtsalt, ütleme TikTokis ette tuleb, et võivadki olla mingid, on ju palju selliseid kanaleid, kus on mingid häkid ja et kuidas paremini seksida ja mis, et ma ei oska täpselt öelda, seda on igal pool. Karili Laasik mainib sotsiaalmeediakanaleid, kus noored, ja mõistagi mitte ainult noored, palju aega veedavad. Sotsiaalmeedia mõjust noorte vaimsele tervisele on räägitud palju, aga meie otsustasime saatesse kutsuda inimese Tartu Ülikoolist, kes uurib teatud tüüpi eeskujusid, kellele noored sotsiaalmeedias sattuda võivad. Tere, mina olen Kaarel Lott, ma olen Tartu Ülikooli doktorant, noorem teadur, nüüd juba 2 aastat ja mina tegelen oma doktoritöös siis sotsiaalmeedia sisu uurimisega, just sihukeste problemaatiliste sotsiaalmeedia trendide uurimisega ja olen nüüd hiljuti just keskendunud rohkem manfluenceritele. Ongi siis sihukesed mehed sotsiaalmeedias, kes sihivad oma sotsiaalmeedia sisuga ka teisi noormehi ja siis nende sisu on keskendunud just sihukeste hästi rangete maskuliinsuse raamide kehtestamisele. Ehk siis õpetavad sisuliselt noori mehi, et kuidas olla nii-öelda jutumärkides siis õige mees. Meil on ühiskonnas on ju väga siuksed ebakindlad ja keerulised ajad, et kas või ongi noored ikka muretsevad, ma ei tea, töö leidmise pärast ja partneri leidmise pärast ja et neid või üldise nagu siukse poliitilise nagu olukorra pärast, et need ajad on ju keerulised ja need manfluencerid pakuvad siukseid väga konkreetseid, väga lihtsaid lahendusi, et kuidas tunda, et sul on mingisugune kontroll siis nagu selles, ma ei tea, oma nii-öelda siis nagu saatuses nagu selles keerulises ühiskonnas, et kuidas sa saad siis rikkaks, hakka krüptoinvesteerimisega tegelema või et kuidas leida endale partner, mine jõuksi hakka räigelt pumpama ja siis kõik naised tahavad sind. Meie intervjueeritavad ütlevad, et õpetajast oleneb väga palju. Palju sõltub sellest, kas tal on väljaõpe, kas ta tunneb end seksuaalsusest rääkides mugavalt. Aga lisaks õpetajatele käivad koolides neil teemadel rääkimas ka erinevad koolitajad. Ehkki seksuaalharidusest rääkimiseks on olemas teaduspõhised suunised, ei lähtu neist sugugi kõik. Sisse poevad ka erinevad spirituaalsed lähenemised. Kas ja kuidas sellesse suhtuda? Sõna tagasi Kristina Pirk-Vellemaale. See on hästi tundlik teema. Ta on tundlik teema mitmes mõttes. Esiteks see, kui me räägime tõenduspõhisusest ja tõenduspõhisest haridusest, et mida tähendab tõenduspõhisus, kui me räägime seksoloogiast, mis on see tõenduspõhisuse roll seal, et need on kontrollitud,
probleem on minu jaoks ka sellest küljest, et me inimestena oleme ka spirituaalsed olendid. Ja inimeste jaoks tähendab spirituaalsus erinevat asja, see on midagi, mis annab minu hingele, midagi, mis toetab, mis toidab, mis, ma ei tea, võib-olla annab lootust, kuuluvustunnet, ma võin käia koerte või kasside varjupaigas vabatahtlikuna, ma võin rääkida merega, kallistada puid, käia kirikus, oma koguduses, spirituaalsus tähendab väga erinevaid asju ja võtta spirituaalsust nagu täiesti välja seksuaalsetest kogemustest ja inimese seksuaalsest olemusest. Inimene on tervik ja seksuaalsus on selle terviku osa. Järelikult see spirituaalne osa võib mõjutada ka seda seksuaalset osa. Et me saaksime rääkida seksuaalsusest mitmetahuliselt, aga see probleem, mis siin tekib, on see, et päris mitmed spirituaalsed koolitajad jätavad kõrvale selle tõenduspõhise osa või siis jälle nokivad sealt mingeid asju välja ja kui sa kuulad, et keegi ütleb, et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks ja ta selle lähenemise põhiselt räägib nii täiskasvanutele kui noortele, paraku ma nõustajana tegelen ka nende järelmite ja tulemustega ja nende inimeste jõustamisega, kes näevad, et nad ei ole õiged naised või nad ei ole õiged mehed või et kui nad on soopinaarsed, et kuhu siis mina üldse mahun. Et see on sinu uskumus ja sul on õigus seda uskuda. Probleem on siis, kui see uskumus kantakse haridusse, eriti seksuaalharidusse, mida meil ei ole piisavalt, kui tuginetakse inimese sellisel nähtavusel, võib-olla sensatsioonilisusel, aga seks ei ole sensatsioon. Seksuaalsus ei ole sensatsioon, ta on lihtsalt osa inimeseks olemisest. Et ma ise mõtlen nii, et igasugused sellised spirituaalsed õpetused, nad on väga okei, kui nad tulevad juurde tõenduspõhisele seksuaalharidusele ja siis, kui inimene on nagu jõudnud seda baasi piisavalt laduda. Aga kui nad tulevad sinna, kus puudub põhjalik, jõustav, normaliseeriv, mitmekesisust jaatav seksuaalharidus, et nad kukuvad nii-öelda sellisesse tühimikku, see on väga suur probleem, sest et pärast hakata sealt ma ei tea, ümber tooma, veenma, rääkima, et rasestumisvastased vahendid on okei, hormonaalsed rasestumisvastased vahendid on okei, kõikidele nad ei sobi, kõik ei pea neid kasutama, aga et paraku on ka seda kuulda. Või et vibraatorit kasutada võib, sa ei riku oma suguelundeid sellega ära ja nii edasi, nii edasi. Praegu arutame laiemas plaanis nõusoleku seaduse üle, mis tähendab ka ühiskondlikku suhtumist, kas või sellesse, kuidas me aru saame, mis on konsensuslik seks ja nii edasi. Kas siin võiks olla kogu sellel haridusel ka oma osa mängida? Kuidas ühiskondlik suhtumine kujuneb üldse või see on ikkagi eraldiseisev asi? No ikka on, et haridusel on väga suur roll mängida selles, kuidas inimene ennast tajub, oma õigusi, oma piire, oma ruumi ja see, millised normid hariduses sellega kaasa antakse, on väga tugeva mõjuga, et ma olen juba piisavalt vana inimene selleks, et teada, mida mulle koolis õpetati minu enda kohta ja minu õiguste kohta ja mina käisin nõukogude ajal koolis, mis tähendab seda, et nõukogude aja ühiskondlik norm oli see, et isiksusel puudusid õigused. Nagu ma ei tea, väga paljud inimesed, kes nõukogude ajal on üles kasvanud ja teavad seda, et ideoloogia oli see, mille järgi sa pidid joonduma, mitte eks ole, sinu isiklikud õigused, mille järgi sa joondusid. Et sa joondusid ideoloogia järgi, sinu isikuõigusi tegelikult ei olnud. Ja nüüd tänapäeva haridussüsteem ja ühiskondlik norm on ikkagi midagi muud. Et isiklikud õigused on ikkagi isikuvabadused, isikuõigused ja nendele seatavad piirangud loomulikult, mis on nagu ühiskonna piirangud, et need on ikkagi kesksel kohal ka haridussüsteemis täpselt samamoodi. Ja ma arvan, et kool ja haridus on siin nagu väga suure rolliga, aga, ja nüüd tuleb see aga koht, palju suurema mõjuga, kui võib-olla meie ajal on täna ikkagi ühismeedia.
isiksuse arengus võrreldes sellega, mis oli veel võib-olla 10-15 aastat tagasi, et ühismeedia roll inimeste normide ja väärtuste kujunemisel on ülisuure mõjuga. See ruum, mida ühismeedia võtab inimese arengus, ajaline ruum ja inforuum, et see on väga suur. Ma arvan, et see ongi ikkagi kinni võib-olla hariduses ja sotsiaalmeedias sellest kõigest, mis sealt, see info, mis sotsiaalmeediast tuleb, on nagu kohati väga vale, et seal on rohkesti müüte ja igasugune raske eristada, mis on siis adekvaatne allikas ja mis ei ole. Ja ongi, mina näiteks isiklikult, kuna ma uurin selle teemaga kohta hästi palju, siis minu sotsiaalmeedia on täis nagu usaldusväärseid allikaid ja toredaid inimesi, aga on ka ju igasugused kuulsad inimesed, kes ikkagi rõhuvad seksismile ja ütleme normaliseerivad ahistamist, vägistamist, et palju noori on ka ju nende vaadetega, ütleme, üles kasvanud või saavad infot sealt. Et kui oleks koolis mingi ühtlane, ütleme, kui koolis antaks seda infot, siis see jõuaks kõigini. Et see oleks kõige kindlam viis, kuidas tagada seda, et iga õpilane kas või mõtleb selle peale rohkem. Küsin mõne sellise tuntuma nime ka või siis... ma nimedest ei taha rääkida. See just siis ajab nagu halvalt. No ma arvan, seda Andrew Tate'i võib ikkagi mainida rahvusvahelises kontekstis. Ja, ta on ja kõige nagu kurikuulsam manfluencer, kes oligi üks populaarsemaid sotsiaalmeedia sisuloojaid. Issand, ma ei mäletagi, kas see oli mingi 2019-2020 midagi siukest, kus ta oligi siis mainstream platvormidel ka nagu Instagram ja TikTok ja Twitterist oli ka päris populaarne, aga siis ta sai nendest peavoolu platvormidelt sai bänni, mis muidugi tähendas seda, et ta sisu oli seal ikkagi edasi, sest on igasuguseid fännikasutajaid, kes seda sisu sinna nagu edasi postitavad, et see sisu otseselt kuhugi ei kadunud ja ka Twitteris seda minu meelest sai tagasi pärast seda, kui Elon Musk oli selle ära ostnud ja igasuguseid problemaatilisi varem bännitud inimesi siis sinna tagasi võeti. Et jah, aga Tate on see kõige kuulsam tüüp nendest ja kes tõenäoliselt on eeskujuks paljuski nagu sellele žanrile, et on nagu väga aktiivselt vorminud seda, mis laadi need videod on, mis meeleoluga kogu see audiovisuaalne nagu pool seal on vägagi, ma arvan, tema sisse käidud ja seda siis viljeletakse aktiivselt edasi. Sotsiaalmeedia sisuloojad kujundavad noorte hoiakuid selle kohta, mida tähendab olla mees või naine ja kuidas end veel määratleda võib. Aga kuidas peegelduvad need küsimused laiemalt? Näiteks koolis ja ühiskondlikes aruteludes? Kas sooline enesemääratlus on teema, mis meie hariduses ja poliitikas rahulikult areneb või on sellest saanud midagi enamat? Sõna tagasi haridus- ja teadusministrile. Ühiskondlikult ei ole see tegelikult probleem, aga meil on 2 erakonda, kes üritavad sellest teha ühiskondliku probleemi, ehk siis on valinud selle endale poliitilise vastandumise teemaks. Et nii EKRE kui Isamaa on mind vaibale kutsunud, ma olen pidanud Riigikogus arupärimistele vastama, mis puudutab seksuaalharidust ja just nimelt soolist identiteeti ja seda enesemääratlusõigust inimesel soolisel skaalal. Et ma olen pidanud nendele arupärimistele vastama ja minu arust see ei ole kantud mitte nagu kuidas ma ütlen, siis mitte nagu noorte inimeste enda tekitatud vajadusest seda debatti pidada, vaid see on kantud poliitilisest soovist ühiskonnas konflikte tekitada, millest siis ise nii-öelda poliitikutena võita.
sa hoiatad mingite hirmude eest ja selle pealt tegelikult koondad inimesed enda taha. Et tekitad inimeses hirmu ja võt see hirmu tekitamine on see, mida praegu on pandud selle vankri ette, mis muidugi maksab valusalt kätte, ma arvan, meie lastele. Mida küsiti, kui vaibale tõmmati? Ei no see vaidlus on ajendatuna Trumpile võimule tulekust, et mis see inauguratsioon meil siin jaanuari alguses oli, nädal hiljem olin ma nõutud Riigikogu ette, et see vaidlus, et kas on olemas lisaks bioloogilisele soole ka sotsiaalne või psühholoogiline sugu, ehk siis eneseidentiteet ja enesemääratlus soolisel skaalal. See oli see vaidlus ja see läks väga tuliseks, sellepärast et tegelikult mingit diskussioonisoovi väga ei olnud. Et mis oli soov saada välja lõigata sotsiaalmeedia jaoks teatud lõike minu seisukohtadest, mida on võimalik siis nii-öelda inimeste hirmutamiseks siis kasutada ühismeedias. Siinkohal teeme intervjuusse haridusministriga väikese pausi ja lõikame omakorda Riigikogu istungist välja paar juppi. Esimesele kuuldud vastusele eelneb Varro Vooglaiu kommentaar bioloogilise ja sotsiaalse soo osas. Järgnevatest vahelesegamistest oleme siia välja toonud vaid mõned hetked. Ja 27. jaanuari täiskogu istungi salvestuse võib iga kuulaja interneti otsinguga ise üles leida. Aga mitte keegi teine ei karju teile vahele, kui te seda teete niimoodi. Et sellisel juhul tõesti, Mart Helme, me ei saa niimoodi jätkata Riigikogu istungit, kus te karjute kogu aeg vahele. Et ma ei võta teie protseduurilist küsimust ka, sellepärast, et te lihtsalt segasite praegu vahele. Ja palun... Ja teil ei olnud sõnaõigust ja kõik Riigikogu liikmed praegu nõustuvad, et teil ei olnud sõnaõigust. Ma palun teil nüüd lõpetada vahele segamine. Ma annan praegu ministrile sõna vastuse jätkamiseks. Proua minister jätkab praegu vastamist ja Mart Helme, palun, ärge sega vahele. Ma võin oma vastamise ära lõpetada. Proua minister vastab praegu küsimusele. Palun, proua minister. Vabandust, üks hetk. Mart Helme, palun kontrollige oma sõnakasutust. Palun kontrollige oma sõnakasutust. See ei ole ilus ja korrektne keelekasutus. Katsume siin saalis viisakalt üksteisega suhelda. Kas te saate aru, mis on viisakas? Saate aru, mis on viisakas? Palun, teil ei olnud õigust vahele karjuda. Proua minister vastab oma vastuse ära. Teil on võimalik küsida, teil on võimalik osaleda läbirääkimistel. Palun, proua minister. Ehk siis lisaks sellele, et inimesel on bioloogiline sugu, mis on väga selge ja seal ei ole teaduslikult ju meil vaidlust, ka teiega tõenäoliselt mitte, on samamoodi inimesel lisaks sellele olemas ka sotsiaalne sugu, mis võib... Kalle Grünthal, palun lubage ettekandjal vastata. Head kolleegid, niimoodi ei ole võimalik seda istungit jätkata. Me peame sellisel juhul võtma vaheaja, kui te ei suuda ennast talitseda ja te karjute vahet pidamata vahele. Et vabandust, Kalle Grünthal, see ei ole viisakas debatt. Ei. Head kolleegid, 5 minutit vaheaega. Mina olen Kai Part ja ma töötan naiste arstina Tartu Ülikooli kliinikumis, aga ka seksuaaltervisekeskuses seal ja ma olen ka ülikoolis õppejõud ja siis ma veel aitan vedada ja arendada Eesti seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste tööd. Sa tegelikult palju toimetad ja tegeled ka selle seksuaalkasvatuse, seksuaalõpetuse teemadega, et kui mõelda nüüd selles nõusoleku seaduse kontekstis, et mis selle nagu laiem eesmärk on nagu ühiskonnas muuta hoiakuid ja jõuda selleni, et vägivalla korral ei oleks, ma ei tea, tõendamiskohustus ja raskus nagu ainult kannatanul. Mis see nagu õige koht on, kus peaks hakkama tegelikult mustrid muutuma ja käitumised muutuma ja mis võib-olla, ma ei tea, täna meil 40-50 aastastele inimestele tundub hästi võõras ja vale, aga tegelikult me juba õpetame koolis lastele. Et Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et seksuaalsus algab sünnist alates ja kestab kogu elu ja et see ei ole midagi, mis on omane ainult täiskasvanutele, aga lihtsalt, et laste seksuaalsus erineb näiteks selle poolest, et seal ei ole sellist täiskasvanulikku iha ja kirge ja seksi, aga on väga palju sarnaseid asju nagu lähedus ja turvalisus, et see on omane vajadus nii lastele kui täiskasvanutele seksuaalsuse mõttes. Ja nüüd, kuna
kuna seksuaalsus on midagi, mis algab juba sünnist saadik, et siis ka selline laste toetamine eakohase seksuaalharidusega peaks algama sünnist saadik. Et võib-olla on õigem mõtelda sellest rohkem kui kehatunde ja turvalisuse õpetusest, et see, kuna paljude inimeste jaoks seksuaalsus tähendab seksi ja on sellised prillid ees täiskasvanutel, et nad vaatavad selliste täiskasvanus seksiprillidega seda laste seksuaalsust ja näevad seal asju, mida seal ei ole. Et näiteks kui laps küsib, et seda ma tean küll, kuidas laps ema kõhust välja tuleb, aga et kuidas ta sinna kõhtu saab. Ja kui mul on nüüd need täiskasvanu prillid ees, siis ma mõtlen, et näe, nüüd küsibki seksi kohta. Ja nüüd ma olen hädas, nüüd kuidas ma nüüd räägin seksist 5-aastasele. Aga igast teemast saab rääkida eakohaselt. Näiteks saab öelda, et see on selline eriline lähedus, et kui peab olema üks mees ja üks täiskasvanud naine ja nad peavad last tahtma ja võib-olla nad armastavad üksteist ja nüüd nad on eriliselt lähedased. Täiskasvanud nimetavad seda seksiks. No ja siis mees annab seemne ja naine annab munaraku ja see hakkab selle ema kõhus kasvama lapseks. Et see on näiteks selline eakohane üks võimalus, kuidas seletada seda laste saamist. Ja selline kehatunde ja turvalisuse õpetus on öeldakse ka, et selle üks põhiline eesmärk on ikkagi anda need turvaoskused, et mis siis ennetavad seksuaalvägivalda. Muidugi seal on muid eesmärke ka, et me teame, et seksuaalharidus annab ka suurema tõenäosuse olla rahulolev ja õnnelik oma paari suhtes. Aga kui nüüd rääkida sellest seksuaalvägivalla ennetamisest, siis kindlasti ei piisa sellest, kui me ütleme, et otsi abi ja võimalused on olemas ja ära jää üksinda selle vägivallaga ja tule ikka abi järele. Et see on ainult selle mündi üks pool. Et teine pool on see, et me peame lasteaiast saadik ütlema, et kuule, hei, kas sa märkasid, et kas ta oli nõus sellega, mis sa tegid ja kas ta tahtis seda vabatahtlikult kaasa teha. Et ta algab kodust ja tegelikult neid teemasid, millest millises vanuses rääkida, ta on koolis ka inimese õpetuses lahterdatud ja jagatud, näiteks murdeamuutused, mis vanuses on, rasestamisvastased vahendid ja meetodid, ma ei tea, suguliselt teel levivad infektsioonid, et jah, seda on lahterdatud, aga see ei tähenda, et näiteks kui me 5. klassis räägime ühest teemast, et sellest ei võiks varem rääkida. Kindlasti võib ja ma arvan, et üks kuldreegel ongi see, et me räägime näiteks, kui ma võtan näitena murdeamuutused, see teadmine peab olema lastel enne seda, kui nad murdeikka jõuavad ja murdeikka jõuavad mõned lapsed juba näiteks 9-aastaselt, kellel algab näiteks menstruatsioon 9-aastaselt, et ei ole ühtegi põhjust, miks 8-9-aastane laps ei võiks teada 7-aastane laps, mis asi on murdeiga ja millised muutused nende kehaga toimuvad murdeeas või ka teiste kehadega, eks ju. Et ma ei pelgaks seda mõistet seksuaalkasvatus, sest et need inimesed, kellel on kuidagi segadus või arusaamatus, neile on vaja selgitada sisu. Ja kui me selgitame, mis see sisu on, siis seda ebamugavust on võimalik päris hästi maandada. Need inimesed, kelle jaoks see on punane rätik igal juhul, on punane rätik ka siis, kui me nimetame seda teisiti, sest nende jaoks on probleem see, millega me sisuliselt tegeleme ja töötame. Pooldan seda, et järjest enam ja julgemalt selgitada, mis on see sisu, aga see selgitus ei tohi olla ainult kuidagi meie initsiatiivil tuginev ja see peab olema ikkagi süsteemne ja toetatud töö, sest et nagu ma ei mäleta, kes on seda öelnud ja kelle tsitaat see on, et ilma ressurssideta on igasugune poliitika lihtsalt poeesia. Vahepeal meenutame aga, millest me tegelikult räägime, kui juttu on näiteks väikestele lastele seksuaalhariduse andmisest. See ei tähenda mitte seksiga seonduvat, vaid peamiselt seda, kuidas ennast ja teisi hoida. Räägib Kai Part. Ja siis on 3 sammu reegel ja puudutamise reegel ja see puudutamise reegel just on see, et veendu selles, et teine tahab seda puudutust sõnaliselt, näoilme kaudu, kehakeele kaudu ja siis 3 sammu reegel, et kui sisetunne ütleb, et olukord ei ole hea, et siis ütlen ei,
lähen eemale ja räägin turvalisele täiskasvanule, et sellised lihtsad reeglid, et need on nagu turvalisuse õpetus. Ja siis see üks osa on veel siis see tundeõpetus, et ma usaldan oma sisetunnet, et ma ei tee nii, nagu ma arvan, et mult oodatakse, et näiteks miks on lapsel täiskasvanu poolsele seksuaalsele väärkohtlemisele ülimalt raske vastu hakata, sellepärast, et seal on see võimu erinevus nii suur ja lapsel on üldse raske. Ja kui see on veel pereliige, keda ta armastab põhimõtteliselt, kes on muidu tore ja nüüd ta teeb mingit imelikku asja, et siis lapsel on mõnikord raske keelduda või ei öelda. Aga kui tunne ei ole õige, et siis peaks maast madalast õpetama lapsi, et sa võid öelda ei. Tule ütle nüüd vanaemale Kalli ja tee talle Kalli vanaema hakkab ära minema. Laps võib ju tegelikult tunda, et ma täna ei tahaks kallistada, ma pigem ütleks talle head aega, annaks käe pihku. Ja see on hea, kui ta nii tunneb ja saab seda öelda, sest see tähendab, et ta võib, ta on oma keha peremees, ta tunneb ära neid olukorda, suudab ei öelda, kui tunne pole õige ja ma ei taha selles olukorras enam viibida. Mis on sinu kogemus, et mida noored kõige rohkem teada tahavad? Mul endal on selline hästi lihtne Google file, kuhu ei jää kellegi nime, kus nad võivad küsida küsimusi, aga mitte ainult küsida küsimusi, vaid jagada midagi. Eks seal jagamise juures on ka vajalik see teadlikkus, et kogu see lähenemine oleks ka traumateadlik. Minu enda lähenemine on see, et mitte ükski küsimus ei ole nõme. Kui nad tahavad teada mingisugust terminoloogiat, mis tuleb ilmselgelt pornost, ma ei häbista seda, ütlen täiesti vabalt ühe või teise asja kohta, et ma ei tea, ma ei ole seda kuulnudki, väga huvitav, uurin järgi, mida iganes. Ma ei ole ka kõiges ekspert ja see, et ma olen seksoloog, ei tähenda seda, et kõik seksuaalsusesse puutub mind huvitab või et ma jõuan seda kõike läbi uurida. Me oleme erinevad. On inimesed, kes on introvertsemad, on inimesed, kes on ekstravertsemad. Mina ei ole neurotüüpiline, ma olen autist ja mul on aktiivsust tähelepanu häire ja väga sageli ma ütlen selle ka koolitusel välja. Ja mis on huvitav, on see juures see, et pärast koolitust tulevad mõnedki noored rääkima või minu enda klassides, kellega ma kohtun sagedamini, on mõnedki noored öelnud, et sa oled esimene õpetaja, kes sellist asja ütleb, et või siis, et eelmise aasta kevadel tuli üks õpilane, et ma sain ka lõpuks oma probleemile järele või lahenduse või et see on ka tore. Ja jälle süke mitmekesine inimeseks olemisest rääkimine, et me ei räägi ainult seksist, seksuaalsusest, me räägime üleüldse, me räägime hoolivusest, inimsuhetest, sõprussuhetest, lähedusest, piiridest. Sellest, et nõusolek ei ole lihtne teema, ükskõik kui lihtsalt me püüame seda kaardistada või mingid akronüüme välja mõelda igasugustest asjadest ja mitte ainult seksuaalne nõusolek. Ja ükski nendest asjadest ei ole garantii jällegi, et noored avanevad või kõike küsivad või vahel nad saadavad Instagrami pärast koolitust küsimusi. Aga ei ole sellist ühte kahte asja, mida välja tuuad, mida nad tegelikult kõige rohkem teada tahavad. Ütleme, räägime sellisest põhikooli tasemest. Sellised 6. 7. klassi, eriti poisid, tüdrukud võib-olla küsivad vähem, tõesti küsivad sageli asju, mis on mõistetega seotud. Tüdrukute küsimusi, ma ütlen, et otse nad küsivad vähem ja minu jaoks on see jälle väga kõnekas, soonormidest räägib see päris palju. Gümnasistidega me räägime väga palju ja neid küsimusi tuleb hästi palju sinna drive'i nii-öelda selle kohta, mida süüa või kas vastab tõele see, et kui ma söön ananassi, siis minu, ma ei tea, tuppel on parem lõhn, kuidas tekitada iha, väga mitmekesised küsimused, kinkid, fetišid, see kõik nagu käib sealt läbi gümnaasiumist. Hästi palju on küsimusi turvaliste suhete kohta. Hästi palju on küsimusi selle kohta, kuidas meeldida, kas meeldida. Hästi palju on küsimusi selle kohta, kas on okei, kui mind seks ei huvita. Et need on hästi-hästi kirjud. Ma olen ka Eesti Seksuaaltervise Liidus veebinõustaja, et sinna tuleb hästi palju küsimusi rasestumisvastaste vahendite ja meetodite kohta, aga ma ei saa selle põhjal oletada, et see huvitab noori kõige rohkem. Et võib-olla on neid küsimusi päris palju, mis on kuidagi varjatumaad. Et see ei ole mingi bioloogiline paratamatus, et noored ei räägigi oma vanematega. Ja kõik ei huvitagi
seksuaalsus samavõrra nagu mõnda teist, aga meil on vaja toetada lapsevanemaid. Ma olen kirjutamas raamatut lapsevanematele, mille töö pealkiri ja võib-olla sellest saabki päris pealkiri on see, et seksuaalharidus on imelihtne ja sulgudes on kirjutatud tegelikult ju ei ole. Või seksuaalkasvatus on imelihtne, tegelikult ju ei ole, sest kasvatuses ei ole miski lihtne. Et samavõrra ei ole seda, või samamoodi ei ole seda ka seksuaalkasvatus, aga vanemad vajavad hästi palju tuge ja toetust ja normaliseerimist, et kuule, sa nagu nii paned puusse, me kõik paneme puusse, me tuleme sellega toime, oluline on see, et sa oled oma lapse jaoks olemas. Sa võid öelda, et mul on ebamugav, sest mind ei ole niimoodi kasvatatud, aga ma tahan kuulata, ma tahan sinu jaoks olemas olla, kui mul vastuseid ei ole, me leiame neid, sa võid alati tulla minuga rääkima. Ja me tuleme selle ebamugavusega, et ma olen ka lapsevanem, mul on 3 last, ega see, et ma olen ekspert, ei tähenda seda, et ma lapsevanemana, ma ei tea, suusatan siin vabalt nendest teemades ja tunnetes. Ikka on ebamugav mingites asjades. Ka siis, kui mu vanim laps näiteks väga vabalt minuga nendel teemadel räägib, et vahel on siuke, et ei taha kõike teada. Aga no jah, sest ikkagi meiega ju ei räägita. Jaa, just, et see julgustamine, et me tuleme toime, aga ka info andmine, koolitamine, õpetamine, ma ei tea, vestlusringid, normaliseerimine. Ma arvan, et kõige tähtsam on võib-olla kommunikatsioon. Et kui noored oskaksid omavahel või üldse inimesed oskaksid omavahel väga täpselt teksti kommunikeerida, siis ei tekiks arusaamatusi. Sest see ongi põhiline ilmselt, kui ei ole päris vägistamisjuhtumid, siis ahistamisjuhtumitega on tihti see mööda rääkimine. Et lihtsalt kas ei ole julgetud oma arvamust öelda või jah, ühesõnaga sellest avatult rääkimine oleks nagu põhieesmärk. Ma arvan, et me oleme 50-50, et enamus noori tõesti räägib väga avatult nendest teemadest ja kindlasti nad on ka oma partneriga avatud. Aga need noored, kes tulevad ikkagi kodudest, kus sellest avatult ei räägita ja ütleme, siis sealt tekivad ikkagi need probleemid. Ütleme võib-olla vahekorra enda kohta on raskem. See oli mul põhiargument uurimustöös. Õpilased küsisid vahekorra kohta kõige rohkem. Julgelt väidan, et 80% küsimused olid selles vormis, et kas see on normaalne ja kas see on okei. Et lihtsalt aru saada sellest, et seksuaalsuse puhul ei ole seda normi või midagi, mis ei ole okei, lihtsalt kui mõlemad osapooled on nõus, siis on kõik okei. Et seda ei tule õppekavast näiteks välja ja ma ei kujuta ette, kus sellest saaks adekvaatset informatsiooni ka internetist otsides. Aga kui manfluencerid on kohati ise seksuaalharijate rolli võtnud, siis mida ikkagi võiks sellega päris hariduse abil ära teha, et positiivsemaid eeskujusid anda? Uurime Kaarel Lotilt. Seksuaalharidusel on kindlasti nagu väga oluline roll ja just see selgitamine on ju, et sool ei ole nii rangeid raame, et sa võid tegelikult käituda, kuidas iganes sa tahad, on ju üldse see bioloogilise ja sotsiaalse soo eristamine, see on tohutult oluline, et noored ei tunneks, et nad on mingisuguses väga nagu ranges kindlas raamis kinni, on ju. Et see on kindlasti väga oluline, meediaharidus samamoodi, et noored teaksid nagu kui lihtsasti nagu see kogu sotsiaalmeedia pool ja see just see algoritmiline pool nagu seal töötab, see on väga-väga oluline, aga vaadates, mis praegu maailmas ja poliitikas ja ühiskonnas, mis meil toimub, noormeeste seas on see probleem kindlasti väga tõsiselt olemas, aga samamoodi on see väga tugevalt ja tõsiselt olemas täiskasvanute seas, täiskasvanud meeste seas. Et ongi, kui me räägime sellest, et oleks vaja siis noormeestele mingisuguseid positiivseid eeskujusid maskuliinsusest, et mis üldse olla võib, aga päris raske on leida neid inimesi, kes võiksid siis olla, on ju see nagu positiivne näide sellest, et mis, et kuidas siis olla nagu mingisugusest soost, on ju, ja et ühiskonnas ongi nagu
autoritaarsuse ja siukse fašismi nagu väga tugevat tõusu, siis noh, ja ma ei tea, igasuguseid vandenõuteooriaid ja vaenu erinevate ühiskonnagruppide vastu, et ongi, kui me tahame nendest probleemidest hakata vaikselt välja tulema, siis me peame väga tõsiselt ju ka mõtlema, et mis see hariduse eesmärk laiemalt üldse on ju, et kas see on ainult see, et meil on mingisugust tööjõudu treenida, hästi palju on ju seda diskursust, et ja prognoosid näitavad, et aastaks bla 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 on meil vaja nii palju, ma ei tea, insenere, see on siuke väga libe tee, et ongi kogu selle valguses on võib-olla sotsiaalained ja humanitaarained jäänud siuksesse nagu vaeslapse rolli. Ja ongi ained, mis just õpetavad meile, et mis asi on empaatia, kuidas ühiskond toimib, mida tähendavad mingisugused poliitilised liikumised, mida sa saad kodanikuna teha. Et see on väga oluline roll ju haridusel, mis on vaja nagu noortele siis selgeks teha. Et ongi Theodor Adorno, filosoof, kunagi ütles ka, et hariduse eesmärk on see teha kindlaks, et siukest asja nagu holokaust ei juhtuks enam. Või et siukest genotsiidi nagu enam ei toimuks. Mida need manfluencerid ka teevad, on see, et nad võtavad kohati mingisuguseid täiesti normaalseid ja isegi häid asju nagu, ma ei tea, trennis käimine ja nagu kaaperdavad need nagu enda huvides ära. Loomulikult tasub trenni teha, aga kui see on ümbritsetud nagu sellest ideoloogiast, et sa pead trennis käima, et olla tugev, et kakelda teiste meestega, et kaitsta oma naist, kes on sinu omand, siis see pöörab selle muidu nagu hea praktika nii halvale teele. Ja, et ka nagu need noored, kes võib-olla tahaks vaimse tervise huvides trennis käia, vaatavad, et see enam ei ole popp, sest seal on selline ideoloogia taga. Just. Ja see vaimse tervise teema on ka hästi konfliktne nende manfluencerite puhul, et nad nagu kohati kasutavad seda selleks, et võtta siukest hästi tugevat ohvripositsiooni, et kuidas kogu ühiskond on nüüd nagu meeste vastu pöördunud ja et keegi ei hooli enam noortest meestest ja või õigemini siukestest nagu traditsioonilistest maskuliinsetest meestest ei hooli enam keegi ja järsku nemad on nüüd ühiskonnas kuidagi väga maha tambitud ja et kõigil on nüüd vaimse tervise häired ja ühiskond on siuke mandunud just nagu noorte meeste poole pealt ja siis samal ajal annavad siis neid nippe on ju, et kuidas sellest kõigest välja tulla, et ongi investeeri ja ma ei tea, käi trennis on ju ja siis kui sa oled nagu need asjad ära teinud, siis nad pööravad selle vaimse tervise osa jälle nende vastu ja ütlevadki, et need mehed, kes kannatavad vaimse tervise probleemide või elavad vaimse tervise probleemidega, et nemad on kuidagi nõrgad ja alamad. Et see on siuke hästi konfliktne teema nende manfluencerite seas, mida nad nagu kohati nagu tunnistavad, on ju, et võtta seda ohvripositsiooni ja siis jällegi kasutavad ära, et kuidagi mingisugust hierarhiat nagu maskuliinsuse sees. See TikToki ja Instagrami Reelsi maailmas ei ole ju selle allika kriitilisusega midagi ka teha. Noored ei vaata, ma ei tea, The Guardiani või mingi CNN-i või asju. Ma kuulen oma 13-aastaselt lapselt kogu aeg nagu TikTokist kuulsid ja räägib mulle tegelikult nagu uudiseid ja kõike olulist ka, mis ta sealt kuuleb, aga kuidas ta vahet teeb? Ja just seal on väga kvaliteetset ja huvitavat infot ka absoluutselt, aga täpselt see on see meediahariduse pool jällegi, et sa oskaksid infot hinnata ja me oleme selle lahenduse poolega tegelikult tegelenud ka, et jah, mis puudutab nagu klassiruumis, siis näiteks heitivideote lahkamist on ju, seal on see oluline kaalumiskoht, et kui noored ei ole selle sisuga veel kokku puutunud, siis kui sa järsku ise selle neile välja tood ja neile seda näitad, siis see ei pruugi väga hästi minna või sa näitad neile seda sisu, mitte nagu ilma põhjuseta, aga ma ei tea, võib-olla hakkab meeldima ja nad hakkavad ise seda maailma hoopis nagu avastama. Küll aga, kui sa juba nagu tajud,
et siuksed jutud levivad, siuksed väga kahtlased problemaatilised narratiivid levivad ja nad tõenäoliselt on juba niikuinii seda date'i sisu või mis iganes mingi muu influencer'i sisu näinud, siis absoluutselt ma arvan, et on mõistlik võtta see teema klassiruumis ette ja oleme pannud ka materjale selle osas kokku meedia.ut.ee, täitsa tasuta saab neid sealt võtta. Me tegimegi näiteks seal influencerite bingo, aga seal meedia.ut.ee lingil on igasugust muud just sooteemalist ja sotsiaalmeedia ja sooteemalist sisu veel, mis võiks aidata just siukseid teemasid käsitleda. Vaata, haridus on osa ühiskonnast, ta on läbilõige ühiskonnast, see, mis hariduses toimub, et kui me nagu päriselt ei võta tõsiselt seda problemaatikat, siis on väga keeruline lihtsalt jälle deklaratiivselt öelda, et kuulge, et see on väga paha ja samas mingisuguseid selliseid seksistlikke nalju edasi teha. Need asjad ei eksisteeri vaakumis. Nad ei ole lihtsalt vaakumis. Ja praegu lööb väga tugevalt laineid üks Briti sari Adolescence. Ja selle viimases, ma arvan, et ma ei spoilerda kellegi jaoks seda. Ma jõudsin ka ära vaadata. Spoilereid on ju, sest et see on ju lihtsalt emotsioonidel kantud seriaal. We thought he was safe. Mingi selline lause on, mida lapsevanemad ütlesid, sellepärast, et ta ju oli, see poiss oli ju kodus, oma toas, lihtsalt oma arvuti taga. We thought he was safe või he's safe. Me arvasime, et tema on kõik okei, et ta on turvaline. Et me pööraksime tähelepanu sellele, mida noored üldse teevad, aga mitte lihtsalt... Mul on nii keeruline, et seda sõnastada, sest kõik on minu jaoks niivõrd emotsionaalne. Ja ma ütlen nüüd võib-olla ühe inetu lause, aga see on miski, mis on minu jaoks kogu aeg hingel ja kuklas, et me möliseksime noortega vähem ja oleksime nende jaoks päriselt olemas. Minust tekitab sellist isegi mitte abituse tunnet, viha. Jah, viha on vabastav, viha võib olla loov. See, kui palju me noomime noori, me tõesti nagu möliseme nende kallal. The kids are okay tegelikult, kui meie neid ise pekki ei keera. Ja kui meie oleme nende jaoks päriselt olemas ja kui ma tulen siia lapsevanema rolli juurde, lapsevanem mulle on üks raskemaid asju siin maailmas. I know. Ja me oleme emotsionaalsed ja ma ei tea, me oleme ka konfliktsed ja see pinge ja ka vanema süü, see kõik paneb nagu nii tohutu koorma meile. Aga lapsi tõesti ei kasvata ainult perekond, lapsi kasvatab kogu küla, treenerid, huvihariduses tegutsejad, noorsootöötajad, vanemad, tädid, onud, mis iganes. Ja see ei tähenda jälle seda, et davai, nüüd hakkame kõik hästi laetult seksist rääkima, vaid jälle sinu keha on sinu oma. Ma normaliseerin seda, et ma küsin, kas ma tohin sind kallistada. Ei tohi, siis ma ei hakka mossitama või solvuma või et tead, et nendest asjadest ongi keeruline rääkida, aga et mida rohkem me räägime, seda harjumuspärasemaks need asjad saavad, mitte alati mugavaks, aga harjumuspärasemaks ja ühelt maalt on võib-olla tõesti ka mugav. Kõik, kes ei ole enam noored või lapsed, võiksid tegeleda selle oma ebamugavusega, mis neil selle teemaga seoses tekib. Absoluutselt, ja see ei ole ka kutse süütunnet tundma. Me ei ole süüdi selles, et meil on ebamugav. Seal on põhjused, miks meil on ebamugav ja miks meil on, ma ei tea, või et tahaks sellest olukorrast ära ja samas tahaks seda olukorda ka kogeda, sest et seksuaalsus on ka põnev. Jah, me ei ole selles süüdi, et see ei ole üleskutse nagu ennast materdama ja süütunnet tundma, vaid lihtsalt ära tundma. Kui me õpetame juba lasteaias saadik seda, et märka seda, mis teine ütleb ja teeb ja teistpidi jälle ütle välja, mis sulle sobib ja mis sulle ei sobi, sest teine inimene ei saa sust aru, kui sa ei ütle selgelt välja ja võib keelduda ettepanekutest viisakalt ja pettumused saab üle elada, see pole maailma lõpp. Et siis me nagu kasvatame sellist kultuuri, et
mis ei ole see ahistamiskultuur ja vägistamiskultuur, vaid on nõusolekukultuur ja mis nagu austab tegelikult iga inimese vaba tahet. Nii et, aga siis me peame ka hästi palju tööd nende soostereotüüpidega muidugi tegema. Aga et see sõnum peab olema kahepoolne, et see ei ole ainult see, et otsi abi, vaid ka see, et ära tee siis neid asju, kui sa ei ole kindel, et nõusolek on. Seda me õpetame tänapäeval seksuaalhariduses ka ja see ei ole raketiteadus tegelikult. Täitsa saab küsida, et ma olen ammu mõelnud sind suudelda, et kas sulle ka meeldiks näiteks. Aga et seda saab teha ja kindel siis olla, et teine inimene tõesti tahab seda sama teha, mida mina tahan. Ja muidugi me tänapäeval juba lasteaia seksuaalkasvatuses õpetame lapsi, et pane tähele, et kuidas on selle teise lapse näoilme ja kehakeel, et kas ta tahab seda kallistust näiteks, mis sina tahaksid teha või ta ei taha. Minu enda perekonnaõpetuse õpetaja, ma tean, et tunnis teeb läbi selliseid mänge, et õpetabki luba küsima. Alustab sealt, et Mari, kas sa minuga kinno tahad minna? Ja läheb järjest iga tunniga nagu keerulisemaks ja harjutabki ja tõustakse püsti ja kõva häälega küsitakse välja, et nagu harjutada ka, kui saaks iga õpetaja seda tegema. Et see kindlasti ongi, noored ei ole harjunud kuulma. Selles suhtes saab igaüks teha selle muutuse näiteks, kui kas või sõbrannadega hakkate rääkima nagu lihtsalt hästi avatult. Et see hakkab külge, see hakkab kohe külge. Ja kõik räägivad näiteks minul selle kogu teekonna jooksul, kus ma olen seda tööd igal pool esitlenud ja sellest rääkinud. Hästi paljud noored, täiesti võõrad noored on tulnud mulle rääkima, et see on nii hea ja nii õige asi, mida sa ajad ja tead, minul oli selline lugu ja minul oli selline lugu ja nagu hästi isiklikke lugusid täiesti võõrale, lihtsalt sellepärast, et mina olen avatud. Et see ongi selles suhtumises ilmselt kinni. Ja, sest et kontakt saabki tekkida nagu haavatavuse pinnalt, et siis on julgus rääkida. Noorte nõustamiskeskuste kontaktid näiteks saab Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehelt seksuaaltervis.ee ja seal on ka internetinõustamine, et võib näiteks veebinõustaja poole pöörduda, see nõustamine on anonüümne, me ei tea, kellele me seal nõu anname, nii palju kui inimene ise enda kohta infot annab ja ka seal veebinõust ja see ei ole ainult kuni 26-aastastele, vaid ka vanemad võivad sinna pöörduda, vanavanemad ja ka oma muredega võivad täiskasvanud sinna pöörduda. Jah, seksuaaltervis.ee on üks hea allikas, et täiskasvanud Instagramis, kes on, seal toimetan mina, seal toimetavad päris mitmed muud tegijad. Merilin Mandelit võiks jälgida selle mõttega, et ta räägib üldse inimeseks olemisest, ebamugavate tunnete tundmisest, ebamugavate olukordadega toime tulemisest. Neid inimesi on seal palju. Jäängi neid ette lugema ja nimetama. Aga mida ma tahan veel öelda on see, et kui me nagu noorte kaudu jõuame läbi koolide, siis täiskasvanute kaudu me jõuaksime läbi tööandjate, et ma väga-väga tahan tööandjaid julgustada ja hästi tunnustada neid tööandjaid, kes juba on pöördunud, et tule räägi või et kutsuvad mõne teise koolitaja, mitte ainult lapsevanemaid koolitama, et ka see on tööandja poolt hästi suur tugi lapsevanematele, kui ta teeb oma enda seal keskkonnas koolituse või mingi vestlusõhtu lapsevanematele seksuaalhariduse, seksuaalkasvatuse teemadel. Saate alguses kuulsite Sveta Grigorjevat. Täname kõiki saates olnud inimesi. Helirežissöör, nagu ikka, Paul Oja. See oli teine episood 3, kus käsitleme nõusoleku seadusega seotud teemasid. Viimases osas keskendume seksuaalvägivalla psühholoogilisele mõjule ning räägime, kuhu pöörduda abi saamiseks.
kuidas me jõuame selleni, et seksuaalsus on normaalne inimeseks olemise osa, aga see ei tähenda seda, et me kõik peame hullult ja rajult seksima. Teate, ausalt, seks ei ole maailma kõige tähtsam asi ja seda ütleb seksuoloog. Seks ei ole ka suhtes kõige tähtsam asi. Ja seks võib tähendada väga palju erinevaid asju, mis inimestele pakub seksuaalset naudingut. Siin ei pea isegi kehad kokku puutuma selleks, et inimesed saaksid öelda, et see on meie jaoks seks.